tere hommikust! Nagu sa ilmselt juba pealkirjast nägid, siis me lähme täna driftile Pärnusse ja mul tuleb 90-aastane vanaema kaasa. Ta on juba pikalt rääkinud, et ta tahaks näha, millega ma tegelen, nii et miks mitte siis temaga driftile kaasa võtta. Ma arvan, et see saab päris vinge olema. Ma võtan teid endaga kaasa, näitan teile, mis emotsioonid tal on, mis ta sellest kõigest arvab. Ja vaatame, kuidas see päev läheb. Nii et naudime drifti. Luhna juba valmis ootab siin. Hello! No nii, me saime nüüd lõpuks autosse. Kell on 9 natuke läbi. Ehk siis 10 avatakse väravad. Me veits hiljaks mingi veerand tundi äkki või? Aga see ei ole hullu. Päev on pikk niikuinii. Ja Luna on siin kõrval. Tšau, Luna. Patsike on peas. Roosad riided. Eli keeruline talle riideid valida kuidagi. Kõik, mis mu peas tundub õige, sest tema seljas on nagu veider. Aga nüüd on vähemalt roosa tüdruk. Aga ma arvan, et ta jääb nüüd magamast, tal ei uni enam pooleli. Rots just tankis. Mis on? Sa lasid kellegi siia või? Okei. Ta lasi teise inimese tankima. Siin on diislit, tal on vist ainult üks tankur. Aga jah, ta läheb nüüd, maksab ära ja ostab midagi endale süüa. Mina sõin hommikul seda tuunikala omletti, täiega hea oli. Aga Rots ärkas mingi kell 8, nii et ta ei ole veel söönud. Aga jah, põhimõtteliselt liigume. Ja vanaema ja minu isa ja võib-olla isegi mu õe, aga mulle tundus, et mu õde tuleb ka. Nendega saame siis Pärnus juba kokku. Nii et lähme.
olema vanaema? Mis tunne on? Mis tunne sinna panema, kuule? Ma ei tea. Sikke müri. Isa juba enne ütles kodus ka. Et vaatad see jah, et jälle müra kära siis, et see vastu peal. Jaa. Aga tundub põnev või? Põnev on muidugi, sellepärast ma tulin. Saad ka näha, millega ma tegelen. Jah, aga mis sa sellega tegeled? No ma olen tavaliselt fotograaf. Aga täna ma olen pealtvaataja. Sa neid fotosid näitad Sotsiaalmeedias. Ja siis sõitjad saavad endast pilte ja ürituse korraldajad saavad pilte ja... See peal võtti jälle või? Palun. Siin on nüüd see boksiala nii-öelda. Siin tehakse kõik need remonttööd autodel ära, kui autodega juhtub midagi. Napilt jõuab 2 ringi tehtud. Osad on sellised, et saab 40 korda. Juhus kvalifikatsiooni ei ammustanud nõukogus. Suhtlusesse peitu ja nüüd on sealt ikkagi kaunis hirmus välja tulla. Ja vaat jälle, sa jätad ühe veede, et sa jätad ühe korra vahe sisse ja sa karistad kohe ära. Ja sul ei ole seda, sa isegi läbi see suhtlusprogramm. Kvalifikatsiooni tulemus oligi puhtalt selle pealt. Kus sa vana? Kartis ta... Meil järgmine tandempaar on stardijoonel valmis ja Eestit siis esindab seal paaris Maiko Teilian. Natukene saame pildid näha, et kuidagi saada seda sutsi niimoodi rattast lähti. Palju olnud, et väga lühidalt see asi käis ja... Aga nüüd siis vastupidi sõite ja ega see... Tegelikult sõita aeglas auto. Kui see enda auto on ikkagi nii palju kiirem, siis kuva korrigeerimine ja kassari venitamine. Pudris. First run is done and Hannes Baumann is advanced to top 16 from his fire run. And now we have Martin Zimmermann is fire run. Selles ütleb meil minu meelest ise kiire ja Salvre ei jäta sinna väga suurt vahet sisse. Ja sukeldub järgi, vaikselt sukeldub järgi. Ajus ära, natuke suure nurgaga püüdma. Just vastu kiiresti ja vajus välja. Sealt oli ta seal teises ülgel auto otsa. Jäi. Tundub, et Salmere jaoks on seda võistlused kõik. Mõlemad tahavad ikkagi top 32 töödel saada ja siin ikkagi venna arvu ei tunta. Aga samas ka tegelikult sõitjad, jah, võib-olla nüüd Taavi Toomra tulek natukene sellist üllatusmomenti Kareli jaoks võis anda. Kindlasti. Kuigi jah, siin Taaviga suhetes, siis ta ütles, et ega väga keeruline. Klubi Vaarikas ootab teid peale võistlusi. Nii et saab olema kindlasti väga huvitav üritus.
nii et üksteist pidi keerama. Nii palju parem. Päris puraka vastase sai ka omale, olgem ausad. Mis see? Jäi nii taha teine. Mis sa seal väistlid siis? No see rada väga ei andesta, korra jääd natuke maha ja siis enam järgi ei jõua. Teine peab eest minema. Uppus jälle suitsu ära ja isegi võib-olla pigem seda kuidas meeldib? Suitsu, kui suits ära kaob, see tähendab käsimudurit. Et kas ta tõmbas seal ees kässurita? Jah, et selles siis kohe näha, kui suits kaob väiksemaks ära, kohe käsipiduriga ja vaadatakse ka ratta pöördumise kiirust. Aga juba stardis vastupidi sõidu meeletu vahe sisse. Mõlemad poisid on tegelikult üle mõistuse kiired selle ajal ja vaatan, kuidas ikkagi kohe ronib ukse alla. Korrektuur oli seal taga, õigis kõne nagu vasak ei ole kinni, käsi ratta alt tulema. Aga vaata, kui see ikkagi üritab ära sukelduda, üritab ikkagi jala teises pooles jõuda sinna külje alla järgi ja tulevad ikkagi kõrvuti üle finišijoone. Ütles, et väga kõva sõit. Tead, ma ütlen ausalt ja vaatame, mis siin nüüd saama hakkab. Sisenemisel ilusti Chase meeletu kiirusele need väga head tempod ees. Ja kui välja nad kandusid, aga väga piiri peal, et Chase on enne rajalt väljas. Ja vaadake, Siim Oskar Hääl kasutab ära kogu raja laiuse ja teeb väga ilusa eessõidu. Ja Merilo teeb vaata, kui kiire sisenemise Vasilauskas muidugi lõikab ilusti talle sinna järgi. Ilusti suure suitsupilved, mis tulevad seal koos kõrvuti. Ja vaadake, kuidas Merilo tuleb jooga. Vasilauskas lõikab natukene sisse, ilusti küsida tal järgi. Siin kiires osas vaata, kuidas Vasilauskas sõidab lihtsalt kenasti järgi. Siin keerulises kohas ei anna üldse käest ära. Ja tulevad samamoodi külje kõrval üle finišijoone. Ei taha, kolmas kord, ei taha olla seal kohtunike nahas praegu. Ja oli Vasilauskusel siin viimase poolevahetuse hetkel. Vasilauskas viskas ilusti nurka peale. Tulevad nad selle kiire osa läbi, pidurdavad ennast nurgaga maha. Ja tead, ma ütlen, see on suht identne sõit. Kuigi siin nurgas oli seekord teist lugu parem. Kogu see meie ees tuleva selle sirge osa oli Baumanis agressiivne. See lugu oli meil parem. Lähemale oli Endile ka teed? Mis sa vastad seal? Me lähme nüüd viime väravasse ühe leiva, kuna vanaema sai tasuta pääsma, siis me viime minu isa tehtud leiba neile. Vanaema ja isa ja õde läksid just
minema. Nad lähevad täna kuskile teatrit vaatama ja siis nad läksid proomi peale ja me lähme nüüd tagasi drifti nautima. Eesti poolelt Ranes Motorsport The Beast, meie Mustang. Ja no esimene auto teeb päris head tempot, nõks raske. Vaatame, mis siin nüüd siis juhtub. Aga näe, kõrgem raja peal oma selle hoo ülesse, aga ei, järelsõitja ei anna talle väga armu ja pigem on ikkagi, aga tegelikult nad läksid päris suured. Mis siin toimus? Nii palju juhtus praegu siin rajal. Kui me võtame nüüd, aga samas võtame, et ka Timo oli selles, et tema tunneb kohe aegselt kurvi järgi, et kurvi peale minna. Timo lohistab ennast kurvi välja. Alois ja Märki käivitamas. No nii, uju nüüd külje alla. Mind on vaevu siit näha üldse. Mul tuli praegu meelde, et ma pidin video lõppu ka filmima. Kell on praegu... Teise poole objektiiviga peaksid filmima, siis olen näha. Okei, ma siis filmin seda pidi. Siis on mind vist natuke rohkem näha. Ma näen ennast peeglist, autopeeglist. Aga igatahes kell on praegu, mis on 9 või? Kell on 9, pime on juba veits. Me oleme nüüd koduteel. Päris poodiumit me ära ei vaadanud. Selle poodiumiga oli muidugi ka oma ette teema. Et ma tagantjärgi kuulsin, et see oli vist valedele inimestele mingid karikad antud või ühesõnaga lappes. Mul on nagu nii kahju nendest inimestest, kes nagu pidid seal poodiumil olema või kelle võidud nagu ära rikuti. See on nagu kurb. Ma loodan, et äkki tulevikus on vähe parem seis. Aga igatahes tänapäev muidu oli tegelikult väga tore. Et pealtvaatajana siuke täitsa okei, nagu selles mõttes vahelduse mõttes, et hästi kiire rada oli, et seda oli nagu vahelduse mõttes huvitav jälgida. Et siuke pingeline. Aga fotograaf ma ilmselt pigem ei oleks tahtnud olla, et ma sain aru, et seal oli seda matkamist ikka päris palju ja siukseid, kuna see rada oli kiire, siis keelualasi oli ka päris palju. Et pigem vist oli ikkagi keeruline pildistada. Et selles mõttes mul on hea meel, et ma seekord olin pealtvaataja. Ja hästi tore oli, et mu vanaema käis ja talle ka täiega meeldis. Et ta isegi ütles mulle pärast, et tema need, ta käib pensionäridega kuskil mingitel sükestel väljasõitudel. Ja siis ta ütles, et ta ei saa aru, et miks sükesesse kohta neid ei tooda, et nii põnev oli ju vaadata, et seal on nii palju vaatamist. Et talle nagu väga meeldis, et tema meelest võiks teistele pensionäridele ka näidata sükest asja. Et täiesti uus maailm ja et ringali talle väga meeldis. Ja mille üle mul on väga hea meel. Nii et tänane päev on täiega korda läinud meie jaoks. Luna pidas ka vastu. Ta küll vahepeal oli seal häälekas, sest et ta ei osanud magada. Aga pika jalutamise peale ikkagi vahepeal magas. Nii et pidas ka enam-vähem vastu. Aga ma arvan, ma nüüd tõmbangi selle video kokku, sest et varsti on veel pimedam ja ega meil siin miskit muud näidata ei ole ka, et ma sõidame nüüd koju ära ja siis ma saan selle video kokku panna. Ma ei oska öelda, kas millal ma postitan, aga eks te nüüd lähipäevadel ikkagi selle kätte saate. Millalgi ma teen nüüd selle valmis. Aga ma loodan, et sulle meeldis siukene Luna saab ka sõna sekka öelda. Mis sa räägid, Luna? Mis sa räägid? Nüüd pole midagi öelda või?
sellised lood. No igatahes ma loodan, et sulle meeldis see video ja pane kindlasti like, kommenteeri, telli mu kanalit ja näeme juba järgmises videos. Tšau!